Üle kogu maailma on kohti, mida paljud arvavad olevat vaid piibli lehekülgedel. Ainult lood, ainult legendid. Aga tõde on see, et paljud neist on päriselt olemas, seisavad siiani püsti. Ja üllatav on see, et olemas on tõendeid, mis kinnitavad nende tõelisust. Selles videos viin sind kohtadesse, mida mitte ainult ei mainita piiblis, vaid kus on ka varemed, mäed, järved ja kirjad, mis tõestavad, et need lood on tõesti juhtunud. Alates linnadest, mis hävisid, kuni paikadeni, kus Jeesus ravis, kõndis ja õpetas. Kõigest sellest räägime täna. Aga enne kui alustame, ära unusta meie kanalit laikida ja tellida. See on meile, sisuloojatele, suureks abiks. Suur tänu ja nüüd alustame. Caesarea Maritima. Caesarea asub Vahemere rannikul, umbes 30 miili Tel Avivist põhja pool Iisraelis. Selle rajas Herodes Suur ja tänaseni on see väga ulatuslik ja muljetavaldav arheoloogiapark. Vaatepilt, mis justkui kutsub rändama tuhandete aastate tagusesse ajalukku. Kuid peale kaunite varemete ja suurte kivide on selles paigas midagi, mis sõna otseses mõttes kinnitas piibli ja tõelise ajaloo vahelist seost. Aastaid räägiti, et Pontius Pilatus, Rooma maavalitseja, kes käskis Jeesuse risti lüüa, võib-olla oli vaid väljamõeldis. Väidetavalt ei olnud piiblist väljaspool piisavalt tõendeid tema olemasolu kohta. Kuni aastani 1961, mil arheoloogide kaevamistel avastati Lubjakivist plokk, vana kivitükk, millel oli ladinakeelne kiri. Ja sellel graveeringul oli nimi selgelt kirjas. Pontius Pilatus, kes tutvustas end kui Juudamaa prefekt. Ta ei ole legend, ta ei ole väljamõeldis. See kivi oli konkreetne tõend, et mees, kes otsustas Jeesuse saatuse üle, elas tõepoolest ja valitses paigas, mida piiblis mainitakse. Ja juba siin on ajalugu elavalt kohal, aga Caesarea muutus veelgi põnevamaks, kui 1922 aastal avastati veel midagi. Arheoloogid usuvad, et nad on tõenäoliselt avastanud need samad sektsioonid, kus apostel Paulus vangistati enne kui ta saadeti Rooma oma kohtuprotsessile vastu astuma. Piiblis kirjeldatakse seda hetke vaid mõne sõnaga. Sa oled pöördunud keisri poole. Keisri juurde sa ka lähed. Siit sai kõik alguse. Üks otsus viis Pauluse Rooma impeeriumi südamesse. Selles linnas ristiti esimest korda ka mittejuut, Cornelius, Rooma sajapealik. Tol ajal uskusid paljud, et Jeesuse sõnum on mõeldud ainult juutidele. Aga kui apostel Peetrus külastas Corneliuse maja, muutus kõik. Seal mõistis ta Jumala tõelist sõnumit. Iga inimene on oluline, olenemata rassist, kultuurist või päritolust. Ja just siin kohas avati esmakordselt uks pagalatele, mitte juutidele, kes võtsid Jeesuse vastu. Aga Caesarea Maritima ei olnud ainult tunnistajaks imedele ja südamemuutustele, vaid oli ka tunnistajaks ühele hirmu äratavale õudusunenäole ajaloos. Siin suri kuningas Herodes Agrippa, see sama kuningas, kes lasi tappa apostel Jaakobuse. Ühes suures teatris, mis seisab tänaseni, peeti mänge ja pidustusi keisri auks. Kuid rahva kiituste ja hõisete keskel võttis Herodes vastu kummardamise, just kui oleks ta Jumal. Ja piibli järgi ei jätnud Jumal seda karistamata. Hetkega ütles pühakiri, Immediately, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Isang malagim at hindi malilimutang pangyayari, at nangyari mismo sa lugar na ito. Hiskija tunnel, käik, mis päästis kuningriigi. Praeguse Jeruusalemma lõunaosas on üks koht, mis näib lihtsalt vaikse veekäiguna. Kuid selle sees on peidus üks iidse aja kõige hämmastavamaid saavutusi. See on Hiskija tunnel, kivisse raiutud käik, mida mööda voolab vesi veel tänapäevalgi rohkem kui 2000 aastat hiljem. Kõik algas aastal 701 e.Krister, kui Jeruusalemma valitses kuningas Hiskija. Tolle ajal lähenes Assüüria impeerium, tolle aja maailma kõige hirmuäratavam ja julmem jõud. Kui nende armee lähenes, teadis Hiskija, et vaid mõne päeva pärast rünnatakse linna. Kui neil saab vesi otsa, langevad nad kiiresti. Seetõttu tegid otsuse, mis polnud lihtsalt otsus, vaid samm, mis sõna otseses mõttes päästab kogu linna. Piiblis endas on kirjas, et Hiskija tegi basseini, kanali ja tõi vee linna sisse.
aga nii lihtne, kui see lause ka ei kõlaks, oli tegelikkuses toimunu sama raske. Hiskia tunnel kaevati ilma kaasaegsete tööriistadeta, ilma valguseta ja ainukeseks juhiseks olid kivide all kajavad haamrite löögid. Ja mis veelgi hämmastavam, 2 rühma kaevasid tunnelit vastassuunast. Nad lootsid, et kohtuvad keskel, kuigi nad ei teadnud, kui lähedal nad üksteisele tegelikult on. Sajandid möödusid ja 1880 aastal avastati tunnelis midagi, mis muutis kogu maailma arusaama. Kivisse oli raiutud iidne heebreakeelne kiri. See kirjeldab hetke, mil 2 rühma kohtusid. Kirjutatu järgi, kui oli jäänud veel 3 küünart enne 2 kaevekäigu ühinemist, kuulsid nad ühe inimese häält. See oli märk, et nad on peaaegu kohtumas. Kohtumine oli peaaegu nurjunud, kuid lõpuks õnnestus neil tänu pimeduses aset leidnud imele. Kui sa nüüd tunnelit vaatad, on peaaegu uskumatu, mida nad tegid. Selle kalle on väga hõrn. Algusest lõpuni langes see vaid 12 tolli. Selle täpsuse juures voolab vesi seal siiani. 2700 aastat pärast selle kaevamist ja 2023 aastal kinnitas seda süsinik 14 meetod. Teaduslik test, mis mõõdab iidsete objektide vanust, kinnitas, et see tunnel ehitati umbes 700 eekritser. Nagu piiblis öeldud, on see erakordne kinnitus, et tuhandete aastate eest kirjutatud lugu ei ole müüt, vaid ajalugu. Aga sellel tunnelil on veelgi sügavam saladus. Sest voolav vesi viib erilisse paika, Siloami-tiiki. See koht tulustati ära. Sajandeid hiljem tegi Jeesus seal ühe oma tuntuma ime. Ja sellel tiigil on peidetud saladus, millest räägime järgmistes osades, nii et jää kindlasti kuulama. Enne kui tunnel ehitati, mainis seda juba prohvet Jesaja. Sa ehitasid veehoidla 2 müüri vahele vana tiigi vee jaoks. Tundub, et prohvetja kirjeldas täpselt seda, mida Hiskia tegi. Käigu, mis päästis Jeruusalemma süürlaste rünnaku eest ja sai hiljem tunnistajaks ka Jeesuse tehtud imele. Megiddo, küngas, kus kuningriigid langesid. Iisraeli põhjaosas on üks küngas, mis esmapilgul tundub vaikne, aga kui sa saad teada lood, mis selle all peituvad, on see nagu avaksid raamatu, mis sisaldab tuhandeid aastaid ajalugu. See on Megiddo, tuntud heebrea keeles ka kui Har Megiddo, kõige ihaldatum lahingupaik kogu muistse Lähis-Ida ajaloos. Selle maal on avastatud üle 25 maetud linna. Kohad, mis hävitati, põletati ja uuesti üles ehitati lõputute sõdade tõttu läbi sajandite. Aga see ei ole lihtsalt vana lahinguväli. Megiddo, mida piibel nimetab viimase lahingupaigaks, tuntud kui Harmagedoon. Hebrea sõnast Armagedo pärineb maailma lõpu kontseptsioon. See rida on kirjas ilmutusraamatus. Teemonite vaimud kogusid kuningad Harmagedooni juurde ja siin hakkasid paljud küsimusi esitama. Miks valis Jumal just selle koha selleks suureks sündmuseks? Kui vaatad iidse maailma kaarti, on vastus selge. Megiddo oli tollal kõige olulisema teevärava vaht. Via Maris, maantee, mis ühendas Egiptust ja Mesopotaamiat, 2 iidset hiiglaslikku kuningriiki. Kui sa kontrollid Megiddot, kontrollid sa sõjaväe liikumist, kaubandust ja rikkust. Lihtsalt öeldes, kui sa kontrollid Megiddot, kontrollid sa tol ajal kogu maailma. Siin toimusid ka esimesed dokumenteeritud lahingud ajaloos. Aastal 1457 e.Kristun tõi Vaarao Tutmose kolvam oma armee ja alistas kaananlased. Kogu lahing on kirjas Egiptuse enda hieroglüüfides. See on nagu sõjaraport, mis on kivisse raiutud. Paljude sajandite pärast oli veel üks kuningas, kes julges Megiddosse tungida. See oli Juuda kuningas Joosia. Ta üritas takistada Vaarao Neho taised, kuid tal ei õnnestunud. Joosia hukkus lahingus, nagu on kirjas 2. kuningate raamatus. Tänapäeva arheoloogide väljakaevamistel võib leida tõendeid nende lahingute kohta. Nooleotsad, killud Egiptuse keraamikast ja templid, mida sõdurid kasutasid. Iga leid tõestab, et piiblis olev lugu toimus päris kohas ja päris ajal. Ja avastused ei lõpe sellega. Aastal 2005 avastati veel üks asi, mis tegi ajaloolased väga rõõmsaks. Vanakristlaste palvepaik.
selle põrandal on mosaiik, mis sisaldab sõnu Jumalale Jeesus Kristus. see on vanim kristlik kiri, mis maailmas leitud, kirjutatud 3. sajandil. väga oluline meeldetuletus juba enne, kui sõna Harmagedoon üldse tuntuks sai. hirmu sümbolina sai sellest esmalt lootuse sümbol. Siiani külastavad seda paika paljud inimesed. Nad ronivad mäe tippu ja sealt avaleb vaade laiale ning tasasele tasandikule, mis sulatub silmapiirini. ja kui sa seal seisad, mõistad, miks kirjeldas apostel Jaan ilmutusraamatus, et siia kogunevad väed maailma eri paigust viimaseks lahinguks. Vaade ise ütleb, et siin võib alguse saada lõpp. Kapernaum linn, mis nägi tema imetegusid. Galilea järve kaldal praeguses kohas nimega Tel Ham võib näha ühe linna varemeid, mis kunagi oli imede, tervendamise ja õpetuse keskuseks. see on Kapernaum, linn, kus Jeesus tegi rohkem imesid kui üheski teises paigas kogu Iisraelis. 1894 aastal tuvastasid frantsiskanid selle täpse asukoha pärast seda, kui nad kaevasid välja iidsed raidkirjad, mis mainisid Karnahumit. Siin hakkas kujulema pilt linnast, mis sai Jeesuse koduks, suure osa tema teenimistööst. See paik sai sõna otseses mõttes vaimse revolutsiooni südameks, mis muutis maailma. Aga küsimus on, kuidas kadus linn, mis nägi nii palju imesid? 4. sajandist pärit marmorsünagoogi all avastasid arheoloogid veelgi vanema sünagoogi, mis oli ehitatud mustast kivist. Ja just siin õpetas Jeesus, selles paigas ütles ta sõnad: mina olen eluleib. Selle väitega näitas ta, et ainult tema annab tõelist vaimset elu. Samuti avastati ümbruskollast minte ja keraamikakilde teise templi ajastust. See tõestab, et linn oli Jeesuse ajal aktiivne ja väga elav. Ja siin leidsid aset mõned evangeeliumide kõige olulisemad sündmused. Kapernaumas kutsus Jeesus Matteuse, maksukoguja, endale järgnema. Siin tervenes ka halvatud mees, kes lasti katuse kaudu alla, sest rahva hulga tõttu ei pääsetud sisse. Samas linnas tervendas Jeesus ka ühe Rooma 100-pealiku orja ja sel korral imetles ta ühe mittejuudi mehe usku ja ütles: ma ei ole Iisraelis leidnud nii suurt usku. Väga oluline avastus tehti ühe iidse 8-nurkse kiriku all. Kaevamisel leidsid nad väga lihtsa maja 1. sajandist. Maja, mis näis kuuluvat kaluritele. Selle seintel oli sisse graveeritud Jeesuse nimi ja vanad kristlikud sümbolid nagu kala ja rist. Need on vanimad kristlikud kirjutised, mis on leitud samast kohast, kus piiblilood aset leidsid. Ja paljude uuringute kohaselt oli see lihtne maja Peetruse, Jeesuse ühe lähima jüngri kodu. Hiljem kasutati seda maja esimeste kristlaste kogunemiskohana. See oli nagu väike kirik, mis oli peidetud ühe kodu sisse. Ja selles majas tervendas Jeesus Peetruse ämma. Sealt lahkus ta koos oma jüngritega mere äärde, kus ta rahustas tormi, mis oli peaaegu nende paadi uputanud. Ka Kapernaumas äratas ta ellu Jairuse tütre. See on lugu, mis annab tänaseni lootust miljonitele. Vana ajal oli Kapernaum elav ja rahvarohke. Seal oli sillutatud tänav, mis oli ühendatud Via Marisega, suure kaubateega, mis kulges mööda Vahemere rannikut. Juudi ajaloolase Joosepuse sõnul oli Kapernaum veel 66 aasta suure mässu ajal ümbritsetud müüriga. Kuid isegi kui inimesed olid nii aktiivsed ja Jeesusele nii lähedal, andis ta hoiatuse, mida ei unustata. Ja sina, Kapernaum, kas sind tõstetakse üles? Ei, sa lähed alla Haadese. See tähendab, et kuigi nad nägid nii palju valgust, imesid ja õpetusi, jäi linna süda suletuks. Ja selle tõttu ütles ta, et see kogeb ränka langust. Ja nii juhtuski. Aastal 749 Pekreen laastas kogu Kapernaumi väga tugev maavärin. See jäi varemetesse ja inimesed jätsid selle maha rohkem kui 1000 aastaks. Täna saavad külastajad jalutada arheoloogiapargis. See on park, kus asuvad iidse linna varemed. Siin samas seisab 12 apostli õigeusu kirik, mis on mälestus Jeesuse kõige lähedasematest sõpradest. Ja Peetri iidse maja kohal asub kaasaegne kirik, kus palverändurid saavad palvetada täpselt selles paigas, kus Jeesus elas koos oma jüngritega.
Galilea järv, see järv, mis kandis tema häält. Iisraeli põhjaosas on järv, mille vesi on vaikne ja soe, kuid mis on täis lugusid, mis muutsid maailma usku. See on Galilea järv, mida tänapäeval kutsutakse Kinnereti järveks. See asub umbes 200 meetrit allpool merepinda, mistõttu on see üks maailma madalaimaid mageveejärvi. Siin toimusid mõned Jeesuse teenistuse kõige imetlusväärsemad hetked. Siin kutsus ta oma esimesed jüngrid. Siin rahustas ta tormi, mis oli nende paadi peaaegu uputanud. Ja siin kõndis ta ka vee peal. See on sündmus, mida räägitakse ikka ja jälle tänapäevani. Aga tol ajal oli üks suur probleem. Kuigi Jeesuse ajal räägitakse palju lugusid kalapüügist, ei olnud sellest ajast leitud ühtegi paati. Tundus nagu oleks ajaloos puudu üks pusletükk. See muutus aastal 1986. Tänu tugevale põuale langes järve veetase märgatavalt. Kui 2 kalurist venda mudas kõndisid, märkasid nad midagi kummalist maapinnast välja ulatumas. Üks tükk valast puidust. Nad kutsusid arheoloogid ja seal jõuti uskumatule järeldusele. Üks paat 1. sajandist, täpselt Jeesuse ajast. See ei olnud lihtsalt avastus. See pani kogu arheoloogilise maailma südame põksuma. Radiokarbonmeetodiga määrati, et paat pärineb umbes aastast 40 BGR. See on 27 jalga pikk ja suudab mahutada kuni 15 inimest. Ja kui sa seda suurust mõtled, muutuvad piiblisõlad äkitselt elavaks, kui seal öeldakse, ta astus ühte paatidest ja õpetas rahvast paadist. See muutub tõelisemaks, see muutub sügavamaks. Teadaste pilgud pöördusid ka järve ümbruse poole. Üks arheoloog leidis selle ümbrusest 16 iidset sadama kohta. See on tõend, et Jeesuse ajal käis seal vilgas elu. Siin kohtas ta Peetrust, Andreest, Jaakobust ja Johannest. Kalureid, kes jätsid oma võrgud maha, kui ta ütles, tulge, järgige mind ja ma teen teist inimeste püüdjad. Ka tänapäeval tekivad Galilea järvel ootamatult tugevad tormid. Mägedest tulevad tuuled laskuvad äkitselt alla. Need muudavad vaikse järve justkui möllavaks mereks. See on põhjus, miks juhtus lugu. Tõusis suur tuulestorm. Jüngrid olid hirmust peaaegu suremas. Jeesus aga magas rahulikult paadis. Ja paat, mis avastati 1986 aastal, on seal siiani olemas. Sa näed seda silmast silma, mitte turistina, vaid tunnistajana loole, mis on kestnud 2000 aastat, et jõuda sinuni. Siloami tiik trepid, kus pimedad said nägijaks. Jeruusalemmas, kohas nimega Siloaan, linna vanima osa lähedal asub Siloami tiik. See on koht, kus toimus üks Jeesuse kõige hämmastavamaid imesid. Üks mees, kes oli sündinud pimedana, sai tema kaudu ime osaliseks. Ta võttis natuke muda, määris selle mehe silmadele ja ütles, mine ja pese end Siloahi tiigis. Mees kuuletus ja esimest korda oma elus nägi ta. Üle 1000 aasta arvati, et imetäpne toimumiskoht oli üks teine väike tiik. Kuni 2024. aastal juhtus midagi ootamatut. Veetoru plahvatas, kui kanalisatsioonitoru paigaldati. Seda parandades lõid töölised vastu mõnda maetud kivi ja äkki ilmus välja iidne trepistik. See ei olnud lihtsalt prepp. Selgus, et see on Siloami tiigi monument, mis on mainitud piiblis endas. Nad nägid trapetsikujulist basseini, millel oli 3 astmestikku, igas 5 astet. Täpselt vastav 1. sajandi kirjeldustele. Kaevamistel leiti ka münte Aleksander Janaiuse, Pontius Pilatuse ja isegi 66 aasta suure juudi ülestõusu ajast. Kõik see tõestab, et piiblis mainitud Siloami tiik on tõeline ja asub just selles kohas. See tiik on juutide jaoks väga oluline. Lehtmäede püha ajal laskusid preestrid mööda neid treppe alla, et võtta vett kuldsete kalludega. Seejärel tõusid nad rongkäigus üles templi poole. Palverändurite tee, mida nimetatakse palverändurite teeks, ühendab tiigi templimäega ning umbes 1/3 miili sellest algsest teest on tänaseni avatud. Kividel on endiselt näha iidsete vankrite jälgi ning heebreakeelseid graveeringuid, millel on kirjas Jerusalem HaKodesh, Jeruusalemm püha. Iga avastus kinnitab, et see on iidse linna vaimne süda. Ja 2026 aastal avatakse kogu ala avalikkusele.
inimesed saavad kõndida Siloomi tiigist kuni Läänemüürini mööda sama teed, mida kunagi kasutasid iidsed palverändurid ja mida võis käia ka Jeesus. Jeeriko müürid, linn, mis langes ilmapuudutuseta. Kohas, mida tänapäeval nimetatakse Telles Sultaniks, Jeeriko kaasaegse linna lähedal, asub väike küngas, mis on sügavalt merepinnast allpool. See seisab vaikselt, kuid selle maa-alustes kihtides peitub saladus, millest on räägitud 1000 aastaid. Siin asub Jeeriko, maailma kõige varasem kindlate müüridega linn, ning siin leidub ka väga erilisi tõendeid. Jeeriko müürid varisesid sissepoole, mitte väljapoole, nagu mingi nähtamatu käsi oleks neid seestpoolt tõuganud. See detail on piiblis täielikult olemas ja üllatav on, kui hästi see avastustega kokku langeb. Vanal ajal andis Jumal Joosule plaani, mille peale ükski sõdur poleks tulnud. See plaan ei puudutanud mõõka, vaid kuuletumist. Nad kõndisid 6 päeva linna ümber, koos relvastatud meestega, preestritega, kes kandsid jäärasarvedes tehtud trompeteid ja protsessiooni keskel oli lepingulaegas, püha kast, mis sümboliseeris Jumala kohalolu. 7. päeval käisid nad 7 korda ümber linna ja kui rahvas hüüdis ning preestrid puhusid trompeteid, varises müür kokku. See ei ole lihtsalt lugu. Varemed jätsid täpse jälje, mis näitab, et linn langes kiiresti. Vaenlasel polnud aega varastada ega midagi väärtuslikku kaasa võtta. Isegi viljanõud, mis olid sõja ajal üks tähtsamaid varasid, jäid puutumata. Iisraellased ei puutunud neid, sest Jumal oli käskinud, et midagi temale pühendatud ei tohi puudutada. Joosua kuulutas välja ka needuse. Kes iganes üritab Jeerikot uuesti üles ehitada, toob oma perele õnnetuse. Ja 100 hiljem, kui Hiel Betelist üritas linna uuesti üles ehitada, surid tema lapsed. Täpselt nii, nagu prohvetlus ütles. Kuid isaks müüri langemisele toimus Jeerikosel palju olulisi sündmusi. Siin muutis prohvet Eliisa linna kibeda vee magusaks, kasutades vaid soola. Siin tervendas Jeesus Kristus Bartimeuse, pimeda mehe, kes korduvalt teda hüüdis. Ja ohtlikul teel Jeeriko poole toimus hea samaarlase lugu, kus mees aitas ohvrit, kelle kõik olid hüljanud. Aastal 2023 kuulutati see paik maailmapärandi nimistusse, tunnustades selle arheoloogilist ja vaimset tähtsust. Ja siiani jätkuvad väljakaevamised. Uldade kihid eemaldatakse ükshaaval ja järk-järgult ilmnevad Jeeriko saladused. Detailid, mis on olnud 1000 aastaid peidus ja mida maailm näeb alles nüüd uuesti. Seejärel Soodom ja Gomorra, linnad, mis põlesid taevast langenud tule tõttu. Surnumerest lõuna pool, Iisraeli ja Jordaania piiril, asub lai kõrb, mis on täis tuhka ja soola. Elu puudub, taimi pole ja kõik on päikese käes kõrbenud. Siit leiab koha, mida peetakse piibli 2 kõige patusema linna, Soodoma ja Gomorra asukohaks. Kirjade kohaselt hävitas Jumal need linnad tule ja väävliga, mis langes taevast karistusena nende kurjuse eest. Aga kas need linnad olid päriselt olemas? Arheoloogide väljakaevamistel on leidnud vapustavaid tõendeid. Babed Hadras, 10 hektari suuruses linnas, avastasid nad 30-tollise tuhakihi. See oli liiga paks, et seda võiks pidada tavaliseks tulekahjuks. Nad leidsid ka telliseid, mis olid kuumuse tõttu peaaegu sulanud, ja luid, mis olid täielikult tuhaks põlenud. Selleks, et see juhtuks, on vaja temperatuuri, mis ületab 600 kraadi. See on kuumem kui enamik looduslikke tulekahjusid maailmas. Ja sellega asi ei piirdu. Numera linnas, mis asub Babedra lähedal, juhtus sama asi. Täielik häving. On ka tõendeid tugeva maavärina kohta, mis toimus koos tulekahjuga. Uumuse ja värisemise kombinatsioon viitab erakordselt vägivaldsele ja mitte lihtsalt loomulikule sündmusele. Aga sel lool on ootamatu pööre. Aastal 2025 võttis see sama teadusajakiri oma enda raporti tagasi. Põhjuseks oli see, et kuupäev ei klappinud piibliga. Pühakirja järgi toimus häving umbes 2350 ehekristur. See on vanem kui mõnede uuringute põhjal saadud vanus. Sellest hoolimata seisab nende varemete lähedal umbes 3 miili kaugusel mägi, mida tänapäeval nimetatakse Soodoma mäeks ehk Jabal Ustum. Selle tipus on näha kõrge soolasammas, inimese kujuline.
mida kutsutakse siiani Loti naiseks. See on meeldetuletus loost, mis selle paiga ümber keerleb. Ja prohvetid ei unustanud seda. Jesaja, Jeremia ja Hesekiel kasutasid Soodomat hoiatava eeskujuna järgmistele põlvkondadele. Isegi Jeesus ütles, see oli samamoodi Loti päevil. Nii on ka siis, kui inimese poeg ilmub. Sodoma ja Gomorra lugu on nagu tuhk, mida tuul laiali kannab. Linn kadus, kuid õppetund jäi alles. Siinai mägi, kus tuli puudutas mäge. Egiptuse Siinai poolsaare lõunaosas on kivine mägi, mis pole peaaegu üldse muutunud, isegi pärast 3000 aastat. See on vaikne, justkui valvaks kõrbe. See on koht, mida on kaua peetud Siinai mäeks, kus Mooses sai Jumalalt käsutahvlid. Piibli järgi kattis mäge suits, sest issand laskus sinna tules. Aga on üks suur küsimus, millele pole endiselt lõplikku vastust leitud. Kas see on tõesti see mägi, mida piiblis mainitakse? Traditsioon ütleb, et jah. Seda mäge tuntakse nime all Jabal Musa, mis tähendab Moosese mägi. On olemas üks iidne Egiptuse papüürus aastast 2000 e.Kr., millel on nimi TNHT, mis sarnaneb sõnaga Siinai. See viitab sellele, et seda piirkonda kutsuti selle nimega juba enne Moosese saabumist. Jabal Musa tipus on üks koobas. Mõned usuvad, et see on koht, kus prohvet Eelia varjas end 100 aastaid pärast Moosese aega. Ja mäekividel on leitud ka iidseid graveeringuid, mida nimetatakse grafitiks, pärinedes 4. kuni 7. sajandist Pekrestuunda. Palverändurid, kes siia tulid, kirjutasid neid 1600 aasta jooksul. Mäe jalamil asub Püha Katariina klooster, mis on vanim siiani kasutusel olev klooster. Aga on üks küsimus, mida sageli esitatakse. Kas sellel mäel on leitud selgeid tõendeid iisraellaste laagri kohta? Vastus on, ei ole. Ei ole leitud selgeid märke linnast, templist ega püsivast elukohast. Aga see ei tohiks üllatada. Iisraellased olid tol ajal nomaadid. Nad kõndisid ringi, liikusid ühest kohast teise ega ehitanud püsivaid maju. Nad tegid ka enamiku oma varustusest nahast, puidust või kangast. Need on materjalid, mis kõrbes kergesti lagunevad. Ja kõrb ise on kallis. Nad said tagasi tulla, sest juhtunu kordus. Samamoodi on ka sellega. See on asi, mis annab teadlastele lootust. On avastatud proto-Siinai raidkirju. Vana ja kivisse raiutud kirjad aastatest 1500 kuni 1200 e.Kr. kasutati varast semiidi tähestiku versiooni. See näitab, et selles piirkonnas olid inimesed, kes oskasid kirjutada Exoduse ajal. See ei ole veel kindel tõend, kuid see on vihje, märk, et lugu võib olla tõelisem, kui mõned arvavad.